Teine rahapoliitika väga oluliselt muutuv näitajaga seotud näitaja on valuutakursid. Siin on viidud kõik 2008 aasta jaanuari tasemele kursid euro suhtes, et kuidas nad on muutunud, kui varem on olnud mingil määral siiski olukord stabiilne, siis 2008 sügisest on olukord muutud palju riiklikumaks ja miks valuutakursid olulised on? Valuutakursid on olulised sellepärast, et seetõttu, et kui mõni valuuta ikka aega kallineb, nagu Jaapan selle üleval näiteks on teinud, siis Jaapani konkurentsivõime väheneb lihtsalt. Ta peab just oma hindasid alandama, millega ta müüb kauplasid. Aga hinnad on suhteliselt jäigad tavaliselt, tähendamise suunad nagu palgadki, nagu me kõik teame. Ja seetõttu lihtsalt on oht kaotada konkurentsivõime. Jaapani keskpank nüüd ma arvan, see oli septembris või isegi oktoobris tõenäoliselt asus alandama määra eelgi ja rahapoliitikat lõdvemaks laskma, mille tagajärjel Jaapani jeen tasapisi muutus odavamaks. Nüüd vaadates eelarvepoliitikat, kriisi tagajärjel, kui erasektoris ettevõtjad ei saanud kaupa enam hästi müüa, keegi jõudnud osta, siis loomulik reaktsioon on see tihtilugu, et riigieelarved lähevad suuremasse defitsiiti. Lihtsalt makse ei laeku nii palju, inimeste tulud on väiksemad, inimesed tarbivad vähem ja kulusid nii kiiresti tavaliselt kokku ei tõmmata. See poleks ka majanduse seisukohalt mõistlik, nii et igal juhul, mida kriisi tagajärjel maailmas oli selgesti näha, on see, et eelarvepositsioonid halvenesid järsult, sealhulgas ka Eestis. Aga Eesti ei ole jõudnud, Eesti on see ülemine sinine, ei ole sugugi nii alla jõudnud, nagu siin mõned teised riigid või riikide grupid, kuna me õnneks hakkasime kõrgemalt peale, meil olid eelnevatel aastatel eelarve ülejäägid, mis tõttu sama suur fiskaalstiimul oli saavutatav ilma, et me oleks näinud läbi näiteks 3%-lisest Maastrichti kriteeriumist, millele me ka nüüd euro saame endale. Aga paljude riikide eelarve puudujäägid läksid muidugi ikka väga sügavale. Ja see kõik tuleb finantseerida. Siin on pilt sellest, kus on võrreldud nüüd valitsussektori kulutusi, kus on kõik valitsustasandid, kohalikud omavalitsused, keskvalitsused 2007 ja 2009. Näete, et riigid üldiselt on neid kulutusi tublisti suurendanud 2009. aastal, sealhulgas ka Eesti. 2009 oli meil see rekordkärpe aasta justkui, aga kui me võrdleme, kui palju kulutati valitsussektoris Eestis 2009 võrreldes üle eelnenud aastaga, siis see kasv on olnud tubliks selles mõttes, et jutt sellest, et me oleme ülearu majandust kägistanud, päris paika ei pea. Riigid, kus on olnud negatiivne kasv 2009. aastaks, Rootsi, Ungari, Ühendkuningriigid, suuresti see on põhjustatud sellest, et nende valuuta odavnes. Need kulutuste tasemed on siin eurodes ja nende valuuta on odavnenud euro suhtes, seetõttu on meil ka kulutused olnud negatiivsed. Ja nagu ma ütlesin, suurenenud valitsussektori puudujääki tuleb kuidagi finantseerida ja meil Eestis oli reserve kasutada, me õnneks neid kõike ka ära ei kasutanud, võtsime laenu näiteks Euroopa Investeerimispangast, kus seda oli võimalik saada väga soodsa intressiga ja selle võrra saime reserve säilitada usalduse jaoks, aga kus neid reserve kas ei tahetud kasutada või ei olnud kasutada, loomulikult puudujääki tuli finantseerida läbi riigi võla suurenemise ja siin on võrreldud jällegi 2007-2009 riigivõla tasemeid ja väga mitme riigi puhul te näete, et on hüppeline tõus toimunud. Läti, Iirimaa ja ka mõned teised ja ilmselt selline tendents jätkub, sellepärast liiga kiiresti ei ole võimalik välja tulla 10%
sellisest eelarve defitsiidist, ilma et see suuremaid probleeme tekitaks. Nii. Ja nüüd suurema võlakoormuse juurest me jõuame välja selle aasta kevadeni, kus toimus tegelikult uus selline üllatus, see juhtus Euroopas ja puudutas väiksemaid eurotsooni riike, lõunapoolsemaid eurotsooni riike, et turgudel korraga erinevatel põhjustel kadus siiski usaldus, et nemad ei suuda ilmselt, on risk, on märksa suurem risk kui varem, et need riigid ei saa hakkama oma võlakirjade teenindamisega, oma võlgade tagasimaksmisega, võlgu tuleb tagasi maksta pidevalt. Need, kui nüüd õigesti mäletan, oli see summa 2010. aastaks Euroopa Liidus tervelt $1 triljon, mis tuli refinantseerida vanasid võlgasid, sest võlakirjad on ju tihti lühemad, need lõpevad. Ja kui sul ei ole tulude ülejääki kuludest eelarved on ka miinuses, siis sa pead pidevalt väga suuri summasid laenuks võtma. Ja selline kartus turgudel tekkis. Need jooned näitavad siin seda, kui palju nimetatud riigid peavad rohkem maksma oma riigi võla eest võrreldes Saksamaaga. Ja 2010 kevadel mõni neist, nimelt Kreeka startis ikka väga kiirele tõusule. Ja need probleemid ei ole tänaseks ümber. Täna räägitakse üha tõsisemalt jällegi Iirimaa probleemidest, kus on jälle natukene pangandus olnud üheks allikaks. Selgitakse, et riik peaks Iiri pankasid soetama, need summad, mis nüüd välja tulid, palju selleks vaja on äärmiselt suured, mis jällegi omakorda mõjutab negatiivselt turgude usaldust. Mis Euroopas tehti selle peale, siin need väiksed tähed Kreeka juures, IMF ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, EFSM seal. Maikuus loodi kiiresti, valgus räägiti, et Kreeka saab ise hakkama, rahustame turgusid, me ei ütle, kas Kreekat välja aidatakse või mitte, siis maikuus jõuti ikkagi sinna nii kaugele, et Kreeka küsis abi IMF-i käest ja teistelt Euroopa liikmesriikide käest ja päris märkimisväärsed summad laenati Kreekale nii-öelda ametlikku kanalit pidi ja alles nüüd ta tasapisi hakkab ehk taastama turu usaldust, et saab ka ise turgudelt laenu võtta. Aga vastasel juhul oleks ta varasemad võlakirjad ilmselt jätnud tähtajaks lunastamata, mis oleks olnud väga halb pretsedent. Mitte arukordne Kreeka jaoks, aga arukordne eurotsooni liikmesriigi jaoks. Nii et siin me oleme täna. Täna homme on Koreas G20 riikide tippkohtumine ja on lihtsalt toodud nende riikide loetelu, kes siis praegu maailma majanduspoliitikat tervestselt peaks juhtima. Külalised on seal, vähem olulised Aafrika riigid peaksid rääkima ka selle maailma kogemustest ja muidugi on kaasatud kõik asjasse puutuvad rahvusvahelised organisatsioonid, nii et täna homme ilmselt uudistest vastu üht-teist kuuleb. Kas tuleb suurem koordineeritus valutakursside vallas, kas tahetakse piirangud panna jooksvalt üle puudujäägile, et see on see seltskond praegu, kes siis, kuhu te näete, nagu te näete, on kaasatud ka palju selliseid arenevaid ja arenguriike, kus vanad olijad, et nemad on need, kes just täna homme on siis arutamas probleemi, millest ma enne püüdsin rääkida. Siin on lihtsalt üks nägemus, mis tõenäoliselt võib muutuda maailmas. Päris kindel, et eelarvet tuleb midagi teha. Arenenud riikide puhul, et päris nii edasi ei saa. Küsimus on muidugi ajastuses, seal on ka erinevad, ma ei ütleks koolkonnad, aga erinevad seisukohad, et kas seda teha väga kiiresti, kuna turud nõuavad seda, et riigid oma eelarvet korda teeks, et nad ei kulutaks nii palju rohkem, kui nad tulumaksude näol näiteks saavad. Ja teine küsimus on, et kui seda väga kiiresti teha, siis see võib jällegi eriti suurte riikide puhul halvasti mõjuda maailma majanduse taastumisele, kui korraga võetakse nii palju vahendeid majandusest välja. Et see on, selle ajastus on keeruline, aga ilmselt on võitmas need, kes ütlevad, et nüüd on juba kiire. Et siin on ka päris palju uudised olnud Euroopa riikidest, kas või Suurbritanniast, kus, kui ma eksin,
töö kaotab järgneva 4 aasta jooksul, kohalikud omavalitsused järgneva 4 aasta jooksul saavad 30% vähem raha, kui nad seni on saanud, mis on väga märkimisväärne kärbe, nii et nalja ei ole. Millest veel räägitakse? Pankade maksustamine. Pankade maksustamine, pangad, kes võiksid suhteliselt palju avalikke ressursse riigi eelarvetest maksumaksja raha selleks, et neid päästa või garanteerida, ilmselt peaksid tulevikus hakkama eraldi maksu maksma, lihtsalt niimoodi, selleks, et siis kas koguda mingi fond või toetada riigi eelarveid, et natukene vähendada neid kulusid, mida ülejäänud maksed justkui finantssektori turvalisuse jaoks on kulutanud. Kriisihaldusmehhanismid, see, millest ma rääkisin Kreeka puhul, mis loodi 2010 mais nüüd, on ajutine mehhanism. Euroopas on veel teine mehhanism igaks juhuks, mida võib olla, aga ehk ei kasuta Iirimaa. Kehtib aastani 2013, Euroopas on teema praegu suur, et luua alaline kriisihaldusmehhanism, kus oleks täpselt paigas, palju investorid raha kaotavad, kui palju teised riigid laenu annavad. Need diskussioonid on väga päevakorras. Ja samuti Euroopa Liit vaatab üle oma eelarvereegleid, mis sisalduvad stabiilsuskasvukokku, need kindlasti karmidaks. Püütakse midagi teha statistikaga, teatavasti jällegi Kreeka on olnud see, kelle statistika tagantjärgi on tulnud välja, on olnud väga ebausaldusväärne. Ja need keerulised tähed seal on raamatupidamissüsteem International Financial Reporting Standards, mida kasutatakse Euroopa Liidus. Ja üldiselt aktsepteeritud raamatupidamistavad on Ameerikas kasutusel, neid püütakse, sellelaadseid asju püütakse rohkem harmoniseerida, et turul oleks täpsem informatsioon, mis toimub. Finantsregulatsioone kindlasti tõhustatakse. Hiljuti lepiti kokku niinimetatud Basel 3 kapitali likviidsusnõuded, mis asi, kuidas ja millal nad jõuavad nüüd päris õigusaktidesse. Reitinguagentuurid, kes varem ütlesid näiteks ka nende tuletusvõlakirjade kohta, et need on okei, sinna võite investeerida, on tegelikult olnud reguleerimata. Seda tööd püütakse teha eelkõige Euroopa Liidus. Järelevalveasutuste koostöö on teema, Euroopa Liidus on loomisel uued struktuurid. Arenenud riigid, kes nagu te aru saate, on järjest olulisemad maailmas, on kokku lepitud, et nemad saavad olema rohkem esindatud. G20 on loodud, kus nad on liikmed, IMF-i Maailmapanga nõukogus, saavad nad rohkem kohtuajaloõigust, valuutapoliitikat kindlasti koordineerida ja ilmselt ka IMF-i mandaat muutub tõsisemalt. Mis Eestit puudutab, kriisikogemus ilmselt on näidanud väga selgelt, et meil on veda, et meil on olnud selline eelarvepoliitika. Eesti eelarvetulud-kulud on reeglina olnud ülejäägis, mistõttu me oleme suutnud koguda reserve ja kui sellised ohud maailmas valitsevad, nagu nüüd ilmsiks on tulnud, siis see on kõige parem vastus. Nii et kindlasti on plaan jõuda kas 2013-2014 uuesti Eesti eelarvega ülejääki ja hakata reserve rohkem koguda. Ja mis poliitikat puudutab, siis siin on üks selline leid, mis võrdleb, kuidas Euroopa Liidus on valitsuse usaldusväärsus seotud eelarve tasakaaluga ja ei ole väga suur pettus ilmselt statistiliselt, kui öelda, et siin on seos olemas. See, kus on ka sümber, on see Eesti. Et need riigid, kus on eelarve sügavamas miinuses, seal ka valitsust usaldatakse vähem. Ja mis on oluline, see on viimane pilt, on muidugi kuhu eelarvekulud lähevad. Ja Eesti pilt ei ole väga halb selles mõttes siin, et kui võrrelda nüüd eurotsooniga valitsusfunktsioonide järgi, siis meil ütelda suurem osakaal on näiteks hariduskuludel, majanduskuludel, see on ka tee-ehitus seal, aga toetamine, avalik kord, riigikaitse, kultuur, väiksele rahvale ilmselt väga iseloomulik, et nende osatähtsuse eelarvest on meil kõikides lõigetes suurem. Kus meil väiksem on niinimetatud üldteenused, see on päris bürokraatia, seal on päris ametnikud, välisministeerium, valitsus, ministeeriumid, et nendele kulub eelarvest märksa vähem kui eurotsoonid. Ja muidugi ka sotsiaalkaitse ja seal on eelkõige pensionid, mis on mujal